See siin on maailma kõige kiirem seeriatootmises olev maastur Lamborghini Urus SE. Aga see ei ole kõige esimene maastur, mille Lamborghini ehitanud on. 70. lõpus sai Lamborghini ühelt Ameerika ettevõttelt, siis sõjatööstusega seotud ettevõttelt tellimuse valmistada üks militaarmaastur. See projekt sai nimeks Cheetah, sellel paigaldati Ameerika päritolu V8 ja sellest tehti ainult üks prototüüp, mida isegi Ameerika kaitsetööstus testida ei jõudnud. Kuid Lamborghini jätnud jonni ning paar aastat hiljem valmis neil järgmine projekt LM001. Ka sellest valmis ainult üks prototüüp ja samamoodi jäi see sinna paika. Kolmanda katsega läks lõpuks 1986 aastal tootmisse LM002. See sai endale juba mootoriks Lamborghini Countach V12 mootori 5,2 liitrise ja tippkiirus küündis sinna 200 kilomeetri kanti. 2012 aasta esitleti juba siis järjekordset Lamborghini maasturi prototüüpi, mis siis 2018 aastal lõpuks ulatuslikult muudetuna tootmisse läks. Selle nimeks sai Urus ja see tuleneb ladinakeelsest sõnast metsik härg. See sai endale 4-liitrise V8 biturbo-mootori, millel oli 650 hobujõudu. Ja erinevalt LM002-st osutus selle nõudlus päris suureks, nii et Lamborghini pidi oma tehast laiendama, et kõik klientide tellimused saaks vastu võtta. Aastal 2024 läbis Urus päris põhjaliku mudeli värskenduse. Alustuseks see kapott ripub siin nüüd kaitserauast natuke ettepoole, ehk ta hõljub nagu õhus. LED-maatriks esituled said uue disaini ning see päevatule LED-riba siin meenutab nüüd Lamborghini logo peal oleva härjasaba. Ja loomulikult kogu kaitseraud sai täiesti uue kujustuse ja tänu sellele paranes pidurite jahutus lausa 30%. Ja kui juba piduritest rääkida, siis esimesed keraamilised pidurikettad on läbimõõduga 440 mm ja tagumised 410 mm. Tollides on põhimõtteliselt siis esimene 17 tolli ja tagumine 16 tolli, ehk siis nagu tavalise väikse sõiduauto väljed. Siin konkreetsel autol nüüd on all 23 tolli väljed, aga neid saad valida ka 21 tollisid või 22 tollisid, sõltuvalt isiklikest eelistustest, et kui pehmet või kui mugavat sõitu tahad või kui edevat välimust sul vaja on. Tagatuled said samuti uue kujustuse, siin on see selgelt äratuntav Lamborghini Y-kujuline temaatika sees, siis nii ülemine kui ka luugipealne spoiler said uue disaini ning koos uue tagadifuusoriga peaks väidetavalt võrreldes varasema versiooniga surujõud olema suurtel kiirustel niimoodi umbes 35% rohkem. Ka tagaluuk sai täiesti uue kuju ning see peaks meenutama nüüd Lamborghini Gallardo esiosa ning kui varem asus numbrimärk siin tagaluugi peal, siis see kolis nüüd siia alla kaitseraua sisse. Kokku erinevaid värvikombinatsioone on võimalik valida niimoodi veits üle 100 ringi. Nii et suures plaanis kogu auto kuju jäi varasemaga väga sarnaseks, kuid on niisugune detailides ja nüanssides päris palju muutunud. Aga kõige suurem muudatus tegelikult seisneb siin jõuajamis või õigemini jõuajamites. Lamborghini Urus on nüüdsest pistikhübriid. Siit kapoti alt leiame vana hea tuttava 2 turboga V8 bensiinimootori, millel on siis 620 hobujõudu ja 800 Nm pöördemomenti, kuid lisaks sellele abistab teda 192 hobujõuline elektrimootor. Kombineerituna on siin kokku 800 hobujõudu ja 950 Nm pöördemomenti. Seda on ikka metsikult palju ning tänu sellele on selle suure maasturi tippkiiruseks 312 km tunnis ning seetõttu ongi ta hetkel kõige kiirem seeriatootmises olev maastur. Lamborghini filosoofia on, et juht peaks tundma end justkui piloot. Ja ausalt öeldes selle juhi peal tunned küll ennast natukese piloodina. Seda eelkõige selle tõttu, et kogu see lahendus on siin meenutab lennukit, alustades siis sellest käivitsnupust. See asub sellise huvitava punase lüliti all veidus. Ja ütleme, kogu see kangimajandus meenutab ka ikkagi pisut lennukit. Nüüd mudeluuenduse käigus sai Urus endale uue 12,3 tollise keskekraani ja ühtlasi ka 12,3 tollise näidikute paneeli. Ja ütleme, see heksagooni temaatika on siin ikkagi suhteliselt läbiv, et need ka ventavad on sellise kuusnurkse kujuga. Ja lisaks kasutatakse siin igast erinevaid peeneid materjale, näiteks nagu anodeeritud alumiiniumit tehisliistudena. Mida iganes see tähendab, ma ei tea, aga see kõlab väga põnevalt. Loomulikult siis uuenduse käigus see materjalide valik kasvas märgatavalt. Süsinikplasti saad nagu varasemaltki siia sisse ja kogu erinevate materjalide kombinatsioone on siin kokku vist 47
sealhulgas veel 4 erinevat tõmbluse tüüpi. Siin autos on ägedad kontrastsed oranžid turvavööd, mis sobivad siia nagu väga hästi. Üldse need kontrastsed tõmblused mõjuvad ja töötavad hästi. Aga suures plaanis sellist Volkswagen kontserni kätt on siin ikkagi põgusalt sees tunda, et mõned nupud lülitid on ka teistelt sellistelt Volkswageni luksusbrändidelt pisut tuttavad. Siin tagumises reas ruumiga on tegelikult päris hästi. Võib-olla see lagi tuleb natuke peale liiga lähedale, aga suures plaanis tundub see päris sihuke hirmuäratav koht, teades selle auto võimekust ja mida see juht võib seda autoga peale hakata, kui ta seda kõik ära kasutama hakkab. Siis ma ei ole kindel, et ma siin kiire hoo pealt tahaks väga viibida. Kuigi ta on sihuke mõnus sportlik ja sihuke üsna avar. See on ainuke Lamborghini, mil on taga ka Isofix kinnitused, sest et äkki on ju osadel inimestel lapsed ja tahavad siia turvatoole panna. Igatahes need asjad on olemas. Nüüd, kui korra pagasiruumist rääkida, siis võrreldes varasema mudeli värskenduse eelsega läks olukord selle õige pisut nadimaks, kuigi ruumi on Lamborghini kohta ikkagi pagasiruumis väga palju. Varasema 616 liitri asemel kahanes pakiruum nüüd 454 liitri peale. Siin põhjal on 25,8 kilovatt-tundi akupakk, mis siis elektrimootorit hoidab. Pagasiruum nüüd meeletult suur ei ole, aga võrreldes teiste Lamborghini mudelitega saad kuhugi vähemalt oma asjad ära panna. Kui sa pole kunagi varem ühegi Lamborghiniga sõitnud, siis alguses võib see päris keeruline olla, sest et see käivitamine on lihtne. Siin nupu all on see äge start-stop. Ja kui sa tööle paned, siis tegelikult erilist mootori häält sa ei kuulegi, sest et ta käivitab alati automaatselt elektriliselt. Aga et nüüd koha pealt ära saada, siis siin niisugust käiguhangi asjal ei ole. Esimene käik käib sisse põhimõtteliselt roolikast labast ja tagurdada siis siin eraldi kang tagurdamiseks. Ja siis meil on terve ports erinevaid huvitavaid sõidurežiime siin. Siin on Strada, mis on siis niisugune igapäeva tavaline linna sees kulgemise režiim. Sport, see teeb auto jäigemaks, laseb pöörded natuke kõrgemale ja kõik läheb vähe äkilisemaks. See on veel Corsa, mis tähendab siis juba ringraja sõitmist. Ja see tähendab, et auto läheb 15 milli madalamaks, gaasipedal reageerib palju teravamalt ja järgsemalt ja ka piduripedaal läheb märksa raskemaks ja muidugi see mootori hääl läheb ka kohe ikkagi märkimisväärselt kõvemaks. Ja siis meil on nüüd uued põnevad elektrised nupud siin, et siin esimesest kangist saad põhimõtteliselt sõita ainult elektrijõul. Siis on variandid, et sa sõidad hübriidina teda, ehk siis auto ise valib, kas ta kasutab parasjagu sisepõlemismootorit, elektrimootorit või nende kombinatsiooni, et see sõit oleks võimalikult ökonoomne. Aga kuna hetkel mind see elektriline sõit siin metsavahetee peal väga nagu ei köida, siis läheks ta ikkagi kohe mingisse vahvamasse režiimi. V8 ärkab. Mõtlen korra ka sport või Corsa. Täna olen natuke siuke Corsa lainel, et paneme siis kohe ringraja seadetesse. Ütleme nii, et see 8 hobujõudu. Kohalt ära minnes käiku sa siit ja sisse ei saa. Tuleb labast panna esimene käik sisse. Ja seda siin valid, kas sa vahetad ise labadega või teeb see 8-käiguline automaatkass töö sinu eest ära. Sellist tavaseadest on küllaltki nagu pehme ja mugav. Panin kohe ta Corsa peale, näeb seda, et see juba on sportlik ja jäik ja see mootor juba uriseb siin mõnusalt. Selle auto numbrid on muidugi üsna muljet avaldavad. See 8 hobujõudu tähendab seda, et 0-100 kiirendus on kõigest 3,4 sekundit ja 0-200 11,2 sekundit. See 11,2 on juba kiirem kui nii mõnelgi autol 0-100. Kui natuke pedaali vajutada, siis see hoog kasvab päris kähku ja üllatav on see, et see 2,5 tonni kaob nagu ära siin auto sees. Seda ei tunne, seda kiirust ja seda raskust. Ja see rool on siin ikkagi nagu üli täpne. Ma pole vist tegelikult kunagi nii täpse rooliga autoga sõitnudki või vähemalt kindlasti mitte ühegi maasturiga. Ja kui see auto on see sport või Corsa režiimis, siis ta suunab pisut rohkem jõudu sinna tagaratastesse, et ta on natuke selline ülejuhitav ja lõbusamam. Ja ta laseb ka Corsa režiimis natukene neid veojuhikontrolli lahti. Et ma pole väga kindel, et ma siin märja tee peal ilma nende veojuhikontrollideta nii väga sõita tahakski. Aga huvitav on see, et mul ei ole siin tee peal tunnet, nagu ma sõidaks maasturis. Et ta kuidagi suudab ennast selliseks sportautoks ära maskeerida või peita.
ja üldse ei ole tunnet, et sa sõidad 2,5 tonnise 4-kohalise Lamborghiniga. Pigem nagu mingi väiksem ja edevam putukas. Kuigi jah, Lamborghini Urus kui selline, et on natukese võib-olla siuke arusaamatu asi, miks on vaja kellelgi 800 hobujõulist maasturit. Aga miks mitte? See välimus on juba siuke äge edev, need kandilised ja sirged jooned töötavad hästi. Ta on muidugi selline auto, et ta tähelepanuta kuskil ei jää. Lamborghini tuleb peole, siis ta lööb ikkagi jalaga ukse lahti ja tõmbab kogu tähelepanu endale. Samas on tal seda karismat nii piisavalt palju ja nii head, et keegi tal seda pahaks ei pane ja las ta siis tuleb natukese ja laamendab siin. Ma isegi natukese saan aru, miks Urus nii populaarne on, miks ta nii palju osteti. Sa saad sellise Lamborghiniliku elamuse siit kätte. Samast on praktiline, sul on siin 5 kohta, saad 5 inimest autosse panna. Sul on pagasi jaoks ruumi. Ja ütleme nii, et kui esimesed Lamborghini maasturi katsetused väga müüginumbreid ei toonud LM002 näol, siis Urus müüb väga hästi ja müüb kolinal. Ja ka isegi Eesti registris on tänaseks lausa 94 Urust, et seda on päris palju. Ja aga ma nüüd rohkem ei jutusta, ma naudin seda teed, sest et kui tihti ikkagi tuleb võimalus Lamborghiniga sõita sellisel ägedal metsavaheteel. Muidu on ikka siuke kuradi sketsi. Selle korra tagasi. Ei mahti see.